Tere tulemast kõigile kuulama meie täiesti esimest podcasti Ilu varjus. Mina olen Kristel. Ja mina olen Silli. Me oleme siin selleks, et jagada teiega ilumaailma lugusid, neid säravaid, varjatuid ja vahel ka täiesti ootamatuid hetki. See podcast on mõeldud nii ilutegijatele kui ka kõigile, kes naudivad iluvaldkonda ja selle telgitaguseid. See on koht, kus räägime kõigest, mis ilumaailmas toimub. Ja Kristel, aga äkki sa räägid, kus sul tuli üldse selline mõte, et võiks podcasti teha? Kuna ma olen ametilt ripsmetehnik, siis ripsmeid hooldades, paigaldades kuulan ma alati pidevalt erinevaid podcaste. Ühel päeval siis mõtlesingi, et tegelikult on meil ju ilumaailmas siin nii palju erinevaid ägedaid lugusid, neid, mida võiksid ju tegelikult kuulda mitte ainult ka ilutegijad, vaid ka kliendid. Meie töö on täis ju naljakaid, liigutavaid ja inspireerivaid hetki, aga need lood jäävadki tihti ainult meie endi teada. Ja siis ma mõtlesingi, et see oleks koht, mis vajaks muutust. Ja mul oli vaja leida siis ka enda kõrvale inimene, kellega hakata seda ideed siis ellu viima. Ja siis ma jõudsingi sinuni, Silli. Sa oleksid väga hea partner, sellepärast et sul on piisavalt palju kogemust, huumorimeelt ja ma teadsin, et koos saame midagi väga-väga vinget luua. Mul on tegelikult ülihea meel, et sa mind selle ideega kaasa tõmbasid. Ilumaailm on tõesti väga-väga lai ja igalühel meist on oma teekond ja lugu, aga äkki räägimegi meie algusest. Kuidas sa, Kristel, üldse jõudsid ilumaailmani? Minu lugu algas siis umbes 8 aastat tagasi. Olles 2 väikese lapse ema, teadsin ma, et palgatööle naasta ma kindlasti ei taha. Sellepärast, et kõik, kellel on väiksed lapsed, teavad, et nende kõrvalt peaksidki saama oma aega ise planeerida. Ja siis ma alustasingi jumestuskursustega. Ja ühel hetkel siis soovitatigi mulle ka ripsmepikendusi proovida. Et seda koolitust ma mäletan väga hästi, sest see oli päris naljakas. Et tollel hetkel, kui ma nägin, kui palju ühel inimesel on ripsmekarvu peal ja ma sain teada, et ma pean need kõik ära täitma, siis ma mõtlesin, see on asi, mida ma ei viitsi kohe kindlasti mitte teha. Aga kuna ma olin juba koolituse eest maksnud ja ma ei saanud sealt ära minna, siis ma pidin sinna ju jääma lõpuni. Ja siis sellel hetkel polnudki seal ju midagi teha. Õhtuni oli veel aega ja ma pidingi lihtsalt istuma seal, hakkama neid ripsmepikendusi siis ükshaaval naturaalse karva peale liimima. Aga mingi hetk, kui mul oli vist äkki, ütleme, 60% tööst tehtud ja ma reaalselt nägin seda tulemust, mida on võimalik nagu nende ripsmepikendustega luua ja see hetk, kui sa annad enda kliendile, modellile peegli kätte ja ta näeb esimest korda enda pilku ripsmepikendustega, siis sellel hetkel ma ausalt olin täiesti müüdud, sellepärast et ma teadsin, et see on kindlasti asi, millega ma tahan tegelema hakata. Niimoodi, et hommikul ma ei tahtnud, õhtuks juba tahtsin. Ja sellega seoses siis, kui sa juba oled sellist asja alustanud, siis kindlasti tekib ka kõikidel soov enda ruum siis rentida või enda salongi tegema hakata ja mulle öeldi, et see on väga raske ja salongi pidamisega kindlasti ma hakkama ei saa ja üle 1 aasta ma vastu ei pea. Aga ma olen alati olnud selline inimene, et kui mulle öeldakse midagi, siis ma ei kuula teisi inimesi, vaid ma lähtungi enda sisetundest, mis on ka tegelikult, ma arvan, väga õige. Ja siin ma olen, läksin ikkagist oma teed ja praeguseks on sellest möödas siis 8 aastat. Et minu arvates ongi tegelikult nii, et kui sa midagi tõeliselt armastad, siis sa lihtsalt ei saa ju alla anda. Ja uskumatu, et keegi midagi sellist sulle ütles, aga samas on nii lahe, et sa suutsid ikkagi vastupidist tõestada. Absoluutselt. Lisaks tundsin ma mingi hetk mõnda aega tagasi nüüd seda, et mul võiks olla ka enda e-pood. See idee on mul täpselt samamoodi juba päris kaua siin tagakuklas kuskil oma elu istunud see idee seal, et nüüd mõned kuud tagasi sündiski siis selline e-pood nagu blush.ee, mis on täiesti minu enda tehtud, minu enda oma, kus ma müün siis väga palju erinevaid ilutooteid. See hetkel on veel väike, aga ma tean, et see on kindlasti kasvav projekt ja võt see on ka üks asjadest, mille üle ma olen väga uhke. Et ma ei vahetaks enda igapäevaelu praegu mitte millegi vastu ega neid tegemisi, mida ma teen, et mulle meeldib kõik. Väga lahe.
aga tead, ma saan väga hästi aru, kust sul see kirg ja töötahe tuleb, kuna ka mu enda teekond on üsna sarnane olnud. Ja ma arvan, et ka sinu lugu tahaksid väga paljud inimesed kindlasti teada, nii et räägi meile, Silli, kuidas algas sinu teekond ilumaailmas? No minu teekond ja teadmine, et iluvaldkond on minu ala, oli juba tegelikult üsna varases nooruses. Mulle väga meeldis küüsi lakkida, kaunistada ja 16-aastaselt ma keskkooli kõrvalt käisingi siis keelküünte koolitusel ja hakkasin siis klassiõdedele ja sõbrannadele vaikselt küüsi tegema. Ripsmed alles siis kogusid tegelikult hoogu, aga ma ei ole selline püsiv inimene ning ma olin veendunud, et see ei ole mitte midagi minu jaoks. No mõni aasta hiljem ülikooli kõrvalt siis ikkagi leidsin ennast sealt Ripsme koolituselt. Kuna oli just parasjagu majanduslangus ja erialast tööd ma ei leidnud, siis tee viis mind Soome, jätkasin ikka vanas heas iluvaldkonnas. Ja edasi aastasse 2014 pärast pikka tööpäeva mõtlesin jällegi, et see ei ole küll see, mida ma nagu igavesti tahaksin teha, et ma ei kujuta ette, et ma olen 50-aastane ja ikka veel teen küüsi ja ripsmeid. Et palju põnevam oleks midagi muud teha, rikastuda kiirelt. Nii ma mõtlesin sel ajal ja märtsis sündiski siis Sea Beauty. Samal aastal tegelikult detsembris sündis ka minu tütar, nii et korraga sain siis värsket teepoodi ja vastsündinut majandada. Aga erinevalt sinust minu soov ei ole olnud kunagi tegelikult olla salongipidaja või ettevõtja. Et pigem ma igatsesin sellist lihtsat elu 9-5 tööd, et nüüd ongi hea vahepeal naljatada, et tahtsin küll hoopis midagi muud, aga tegelikult on mul 24/7 töö. Aga nagu ka sul, kui armastad seda, mida teed, siis ei tundu sellele. Täpsustuseks ütleks, et ja, ma ei ole mitte kunagi ka mõelnud seda, et ma tahaksin olla ettevõtja, et see tundus selline nagu väga kauge tulevik olevat, aga nagu me teame, siis mitte kunagi ära mõtle midagi sellist, et sina sellega hakkama ei saa, sellepärast et me tegelikult kõik oleme võimelised tegema mida iganes me ise tahame. Et sinu see lugu on väga motiveeriv kuulda ja see, kuidas üleüldse inimesed ja ka eelkõige sina suudad kõike sellist asja enda ümber nagu tasakaalus hoida. Ma mõtlengi siis seda ettevõtlust ja pereelu, et see on väga imetlusväärne. Ja, aga nagu olemegi siin mitmel korral juba välja toonud, et ma usungi sellesse, et kõik peaksidki tegelema sellega, mis neile siis pakub silmadesse sära ja sellist kirge ja armastust, et siis kõik läheb libedalt. Just. Ja see on ka üks põhjustest, miks me tahame seda podcasti teha. Jagada teiega siis neid erinevaid teekondasid, lugusid, mis inspireerivad nii ilutegijaid kui ka kliente. Ja, aga see on alles algus, nii et kui ka teil on mõni lugu, mida tahate meiega või kuulajatega jagada, ükskõik, kas see on siis naljakas, liigutav, õpetlik, siis kindlasti andke meile sellest teada aadressil iluvarjus@gmail.com või Instagrami iluvarjus. Et loomulikult garanteerime täieliku anonüümsuse. Ja kui on mõni bränd või ettevõte, kes tahab meiega koostööd teha, siis oleme avatud ka nendele pakkumistele ja sponsoritele üleüldiselt, et toetame teineteist ja kasvame koos. Järgmistes episoodides siis hakkamegi juba konkreetsematest teemadest rääkima ja rohkem lugusid jagama, aga ma arvan, et tänaseks piisab ja tõmbame otsad kokku. Ja suured tänud kuulamast ja kohtume varsti taas. Tšau! Tšau!